Aga me jätkame nüüd oma sisu osa ettekannete ja diskussiooniga meie tänase päeva esimeses paneelis, mille pealkirjaks on ebavõrdsus ja ühiskonna sidusus, väikeriigi proovikivid. Ja ma palun selle esimese paneeli ettekandjaid tulla siia istuda diivanile, olla juba valmis aruteluks ja samal ajal esimene ettekandja, professor Kadri Täht, saab siis jääda juba siia oma ettekannet tegema ja professor Luule Sakkeus, professor Lauri Lepik, palun siis siia diivanile. Tere hommikust kõigile ja on suur au esineda siin teie ees ja rääkida natukene oma uurimistööst ja püüdes mõtestada seda natuke selle konverentsi teemadega ehk siis kriisidega. See, et ma räägin just tööst ja töötamisest, ei ole juhuslik, kuna see on üks minu uurimisteema. Aga ma arvan, et see on üleüldse oluline, et kui me räägime ühiskonnast ja kriisidest, siis tööturg on üks koht, kus need kriisid sageli esimesena väljenduvad. Nii, aga enne kui ma lähen Eesti olukorda juurde, siis lihtsalt nagu taustaks toon välja, et töötamine, miks me üldse töötamisest räägime, nagu ma ütlesin, et see on tegelikult väga läbiv meie elus. Et kui me vaatame ka globaalselt, siis umbes 60% tööealisest elanikkonnast on tegelikult seotud igapäevaselt töötamisega. Need töövormid on erinevad loomulikult, aga see on väga keskne osa ikkagi meie elust ka veel täna. Ja ma arvan, et see jääb veel keskseks mõnda aega, isegi kui me räägime, et kui töö ja kõik natuke teiseneb. Aga struktuurselt on ta veel väga oluline osa meie elust. Ja enamiku inimeste jaoks töö ei ole mitte ainult sissetuleku allikas, vaid tegelikult see seostub ka identiteediga, kuuluvusega ja üldse struktureerib nende elu päris palju. Ja erinevate kriiside, olgu need siis finants või tervise või geopoliitilised kriisid, siis just tööturg on sageli see, kus mis selle esimese šoki nii-öelda alla neelab, kus me näeme sageli neid kriise. Ja siis mõnel juhul need kriisid võivad siis ka võimenduda läbi tööturu käitumise. Oluline on silmas pidada ka seda, et kriisil ja kriisil on vahe. Ehk siis nad võivad anda erinevaid efekte ja erinevaid mõjusid. Et kui me räägime finantskriisist, siis rääkides tööturu vaatest, siis me rääksime nagu sellisest paarist sektorist, mis väga tugevalt sai pihta ja mis mõjutas üldiselt, me räägime suurest töötuse kasvust ja need sektorid, mida see puudutas rohkem nii-öelda meeste tööd ja selleks räägitakse võib-olla rohkem kui meeste kriisist, eks oli finantssektor, ehitussektor. Kui me räägime COVID-i kriisist, siis seal me räägime pigem nagu tühjad bürooruumid, inimesed pidid töötama kodust, hoolduskoormuse kasvust, järsku tuli selles samas kohas saada toime oma töö ja oma hoolduskohustustega, kaugtöö ja pigem räägime kui naiste kriisist. Niisamuti võivad samad kriisid väljenduda erinevates ühiskondades erinevalt. Ehk kui me näitame kas või see sama finantskriis, siis Eesti puhul me räägime väga suurest, väga järsust töötuse kasvust, samas kui Rootsi tööturul see sellisel kujul üldsegi ei peegeldunud, et ta läks üsna sujuvalt sealt üle. Tulles nüüd Eesti juurde, vaadates kui oluline on siis töötamine Eestis, siis me näeme, et täiskasvanust elanikkonnast siis on suurem osa on tööturul hõivatud ehk siis aktiivsed ja see on pigem selline kasvav trend, et ligi 90% tänasest täiskasvanud elanikkonnast on tööturuga seotud ja kui me vaatame seda ajalist trendi, siis tundub, et tegelikult on ju kõik hästi, inimesed on järjest rohkem töötavad ja rohkem tööga seotud, et justkui näeme siin mõned väiksed jõnksud seal finantskriisi ajal, aga pärast seal COVID-it nagu justkui on veel
tõusuteel on olnud osalus. Et selle taga ei tohi unustada, on siis erinevad protsessid. Ühelt poolt siis on see, et vanemaealised järjest jõulisemalt peavad tööturule ja ka natuke sundolukorras, sest pensioniga kasvab, seda näeme ka kogu Euroopas, et tegelikult inimesed peavadki olema rohkem ja kauem tööturul. Lisaks ka siis seal viimastel aastatel on needsamad migratsiooniga seotud teemad, et meil on lihtsalt rohkem inimesi, kes on tööturul. Kriisi mõjusid näeme pigem, kui me vaatame töötust. Ja siin on näha väga selgelt, et finantskriisi ajal töötus läks väga kõrge, läks väga järsult. Natuke väiksem, vähemalt töötuse mõttes oli see mõju pandeemia ajal, kuigi tundub, et see pandeemia puudutas meid kõiki rohkem, aga tööturul sellisel kujul ta ei väljendunud. Aga mis on võib-olla veel olulisem, et needsamad kriisid, seesama kriis tabab erinevaid ühiskonnagruppe erinevalt, ka tööturu vaates. Et kui me vaatame nüüd nooremaid ja vanemaealisi või neid nii-öelda põhilises tööeas ja nooremaid, siis me näeme tegelikult, et noorte töötus on olnud alati läbivalt palju kõrgem ja ka sellel esimese finantskriisi ajal kõige tugevamad said pihta just noored inimesed, kes olid just tööturule sisenemas või sisenenud. Ja nende töötus tõusis seal peaaegu 35%, 1/3 noortest selles vanuses oli töötu. Ta on jäänud, see kriis läks selles mõttes üle, me ütleme, et meil on selline paindlik tööturg, üsna ruttu me läksime jällegi sellisesse kriisieelsesse olukorda tagasi töötuse mõttes, aga see jäi ikkagi kõrgemaks varasemast töötuse määr. COVID-i kriisi ajal me ei näe sellist suurt töötuse tõusu, aga me näeme, et viimastel aastate puhul, et noorte töötus on jäänud väga kõrgeks ja ta on mõnel juhul isegi peaaegu 3 korda kõrgem, kui on nii-öelda sellest põhitööeas olevate inimeste töötuse määr, mis on väga oluline märk või näide, et tegelikult et noored on väga haavatavas tööturupositsioonis. Muidugi võib mõelda, et võib-olla see ei olegi nii suur probleem, sest võib-olla nad ei tahagi töötada, need noored. Et nüüd on uued väärtused ja uued ootused. Aga tegelikult see ei ole niimoodi, et kui me ka oma analüüsis vaatasime Euroopa lõikes, et milline on seos eluga rahulolu ja üldse emotsionaalse heaolu vahel ja tööturupositsiooni vahel, siis nii nagu täiskasvanud elanikkonna, nii ka noorte puhul on näha, et tööturu ebakindlus mõjutab väga negatiivselt nende eluga rahulolu ja emotsionaalset heaolu. Kui me vaatasime nüüd, kuidas see varieerub erinevate riikide lõikes, siis tegelikult me näeme, et need negatiivsed mõjud on nõrgemad võrdsemates ühiskonnades. Ühiskonnad, kus ebavõrdsus on väga suur, me võiksime mõelda, et kui ebavõrdsus on väga suur, siis see erinevus on pigem võib-olla rohkem normaliseerunud ja nii ei mõjuta näiteks see tööturu marginaalne olukord, kui ma olen töötu, mind nii tugevalt. Aga tegelikult meie andmetest näeme vastupidi, et ebavõrdsemates riikides tabab ka tööturul tõrjutus noori hoopiski rängemalt ja süvendades sotsiaalset ja psühholoogilist haavatavust veelgi. Võib ka mõelda või vahest tõlgendatakse ka noorte tööturule sisenemist, kui et see on niisugune esimene samm, et see ei ole oluline, et algus võib-olla ongi raske, aga pärast hiljem see nii-öelda taastub ära ja eriti niisuguse hästi paindliku tööturu puhul. Et nii-öelda töötus on niisugune loomulik osa meie tööturu viibitud ajast või protsessist. Kui me vaatasime Eesti registriandmete pealt, et kuidas siis mõjutab töötus noori tööturule sisenejaid nende sissetulekute ja vaesusriski mõttes, mitte ainult sel hetkel, aga ka pikaajalisemas vaates, siis tegelikult me näeme, et töötöö alguses kogetud töötus jätab väga selged armid, et need on ikkagi teada ka hiljem või annavad tunda, et seda siis nii näiteks suurema suhtelise vaesuse määra kaudu, et kui
Nendest noortest, kes ei olnud kogenud esimesel aastal pärast kooli lõpetamist või tööturule sisenemist töötust, suhtelises vaesus oli 11%, 5 aastat hiljem, siis nendest, kes kogesid väga pikaajalist töötust, nendest 1/3 oli suhtelises vaesuses. Ja see negatiivne mõju on oluline seega siis, kui me nii-öelda vaataksime justkui samas soos, samas haridusest, sama keeleoskusega ja sama akadeemilise võimekusega inimesi, kui me neid kontrollime. Et tegelikult tõepoolest küll haridus, kõrgharidus sageli puhverdab, ta võimaldab või annab suuremad eelised tööturul, aga need, kes kogevad seda töötust, siis see tegelikult mõjutab ka neid, hoolimata nende näiteks hariduse tasemest. Ja nagu ma ütlesin, see negatiivne mõju tegelikult püsib päris pikalt. Võib jälle mõelda, et üks kriisiolukorras võib-olla jällegi see puudutab kõiki see töötus, et võib-olla see ei ole siis nii oluline, et kõik käivad sellest läbi ja see ei marginaliseeri või stigmatiseeri neid noori, kellel see töötuse kogemus on. Aga kui me vaatasime samade andmetega, siis just finantskriisi hetkel ka, et kui need noored kogesid seda töötust, siis tegelikult me ei saa öelda, et see oleks kuidagi lihtsam. Et tegelikult selles kriisi olukorras samamoodi need pikaajalised mõjud olid näha. Veel üks aspekt, millest pole väga palju räägita, aga mis on ka oluline, et isegi kui õnnestub tööjõuturule saada noortel, siis tegelikult see ebakindlus võib väljenduda ka teistes formaatides, et isegi meie ideaal on täisajaga ja pidev töö, siis ka sellistes tingimustes tegelikult ei ole piisav, et toime tulla ja me räägime palgavaesusest. Ja umbes 1/3 või 1/10 noortest kogeb palgavaesust, ja seda nii subjektiivselt kui objektiivselt vaadatuna. Subjektiivselt on see, kuidas inimesed siis ise tunnevad, et kui palju neil kogevad sellist ilmajäetust erinevatest võimalustest ja objektiivselt, kui me vaatame siis sissetulekute protsentiili. Ja jällegi võime mõelda sellest kui ajudisest protsessist, et alguses ongi raske, aga me näeme, et kui me võrdleme Eestit näiteks mõne teise maaga, Euroopa maaga, et siis me pigem sarnane Itaaliale, kui näiteks Juuga või liberaalsematele töötururežiimidele, ehk siis need, kes juba sisenevad sellesse palgavaesusest või alustavad halvalt tööl, siis nendel on väga raske tegelikult sealt ka välja saada. Kui me vaatame kriisi mõju, siis väga selgelt kriisidega on seda raske võib-olla seostada seda palgavaesuse kasvu, eriti sõltub, kuidas me seda mõõdame, aga me näeme Eesti puhul, võrreldes teiste maadega, et see palgavaesuse osa on tegelikult alati pidevalt kasvanud, et mis viitab siis suuremale ebavõrdsusele ka selle sama noortegrupi sees, et neil on keerulisem tööturule siseneda, aga selle grupi sees on ka veel ebavõrdsus kasvanud. Kui me see on nüüd, kui objektiivsena vaadata. Kui vaadata subjektiivselt, siis Eesti puhul on huvitav, kui võrdleme muude maadega, siis noored ise ei tunneta võib-olla seda nii suurelt seda vaesust, seda ilmajäetust, et me oleme Euroopaga võrreldes üks madalamad nende andmete põhjal, aga me näeme ikkagi, ka see on ajas kasvanud, et noored järjest rohkem tunnetavad seda ilmajäetust ka subjektiivselt. Võime mõelda, et võib-olla see ongi ainult noorte teema, aga tegelikult ei ole, et kui me vaatame ka vanemaealiste tööturu osalemist, kes ka neid puudutavad, see muutunud tööturu olukord ja need kriisid samamoodi. Aga need mõjud võivad olla erinevad ja ongi natuke erinevad. See on seesama taustaks, et mis on toimunud tööturgudel viimastel aastakümnetel, eks ole, kõigi maade puhul näeme, see näitab mittetöötamise nii-öelda kahanemist, sest vanemad inimesed järjest rohkem on tööturul, see tähendab, nad peavad nüüd toime tulema järjest rohkem nende väljakutsetega, mida tööturg neile pakub. Teine trend on siis see meeste ja naiste tööturu osalus on nii-öelda sarjanenud, et naised on jõulisemalt rohkem tulnud tööturule, aga Eesti on siin hea näide sellest, et meeste ja naiste tööturu osalus on olnud alati peaaegu sama võrdne, kõrge, ja et meil see trend iseenesest ei iseloomusta. Kui me vaatame nüüd seost töötusega, siis me näeme, et
mida kõrgem on niisugune üldine töötuse tase, ehk siis me töötuse tase mõõdab majanduskeskkonna niisugust heaolu ja tööturu toimimist, siis seda madalam see mõjutab siis ka vanemaealisi, ehk siis üldine töötuse tase, kõrgem töötuse tase näitab vähenevat vanemaealiste osalemist, ehk siis mõjutab vanemaealisi see üldine majanduse konteksti muutus samamoodi, aga riigiti on see erinev. Ja me vaatame ka seda pikaajalist mõju, ehk siis 5 aastat hiljem need vanemaealised see on tunda, et kui nad kogevad seal 50-ndates töötust, siis see mõjutab nende tööturupositsiooni ka 5 aastat hiljem. Aga võrreldes näiteks nooremate inimestega võiks öelda, et vanemaealistel puhul see mõju on pigem pehme. Aga ometi töötuse kasv või töötuse majanduskeskkonna muutus siis suurendab ka vanemaealiste tööturuga seotust, ehk siis vähendab seda. Ja see ei väljendu mitteaktiivsus, et vanemaealised ei lahku tööturult, vaid nad jäävadki töötutena sinna tööturule. Aga see mõju võib-olla ajaspikku hajub ja nad taastavad oma tööturupositsiooni küll, aga on oluline, et kasvab sageli osaliste tähtajaliste lepingute, sest tegelikult, et inimesed on küll tööturul, aga see tööturu ebakindlus suureneb ja mida on ka nooremate puhul, et kriiside puhul tuleb siis silmas pidada ka seda, et sageli, et kriisile vastata, reageerida, me muutame võib-olla tööturu paindlikumaks ja seal on oma positiivne mõju, inimesed liiguvad rohkem tööturult sisse ja välja, aga et sellel on ka oma mõju tegelikult nende inimeste karjääriteele ja kindlusele, kindlustundele. Ehk siis kriisid mitte alati võib-olla ei tekita, aga mõnikord ka tekitavad ebavõrdsust, aga nad kindlasti võimendavad või süvendavad olemasolevaid ebavõrdsust, vähemalt nende andmete pealt, mida me oleme vaadanud. Ja kui rääkides nüüd noortest jällegi, siis see töötöö konarlik algus võib tuua tegelikult pikaajalisi negatiivseid tagajärgi, mis on oluline seda nii siis majanduslikust, psühholoogilisest kui ka sotsiaalsest perspektiivist. Ja me ei saa ka unustada seda, et samal hetkel, kui toimub tööturule sisenemine, siis noorte jaoks jookseb veel ka muud elulised olulised protsessid nagu majanduslik iseseisvumine, vanemate kodust lahkumine, pereloome, mis on kõik omavahel seotud ja see tööturu ebakindlus ja need väljavaated ja perspektiivid, need mõjutavad neid otsuseid ka nendes teistes elusfäärides väga oluliselt. Ja muidugi võime rääkida ka pikast perspektiivis, ehk siis varane töötee ja see, mis seal toimub, mõjutab ka ülejäänud tööteed ja see tööturus osalemine, sissetulekud, need kanduvad hiljem edasi ka pensioni, et me ei tohi kunagi unustada seda pikka vaadet. Mu aeg saab kohe otsa, et mis nagu kaitseb, sellest õnneks Lauri räägib lähemalt, et mis aitab väga, et võib-olla on oluline on see, et me oleme näinud, et me näeme analüüsilt Eesti puhul väga oluline on kõrgharidus, mis selgitab ka seda suurt soovi kõrgharidust omandada. Aga selles kontekstis on väga oluline siin aspekt, et me räägime tegelikult ka siin selles ettekandes, et järjest süvenevast ebavõrdsusest ka kõrgharidusele juurdepääsul. Aga lisaks sellele, et inimesed ise saavad palju ära teha selles kriisiolukorras, on tegelikult ka riik, kes saab väga palju teha ja aidata luues neid tööturupoliitikat ja raamides ja kui ma nüüd võtaks kokku need trendid, mis siin välja toon, et siis see suurem paindlikkus, mida meil on tööturule toodud, millel on oma eelised, tegelikult seostab väga sageli ka suurema ebakindlusega ja ka ebavõrdsusega teatud gruppidele, et seda ei tohiks ära unustada. Nii, aga minu poolt kõik. Suur aitäh ja siis teadust ei saa teha ilma rahastuseta. Need on siis need projektid, mille raames need teadustulemused on toodud. Suur tänu. Meil on aega üheks kiireks küsimuseks ka. Kas on kellelgi Kadrile küsimus? Siin palun, ootame mikrofoni ära siis. Kas on sealpool mikrofoni? Ma ei tea, kuhu meie käsimikrofon kadus.
Tuleb. Selja tagant tuleb. Saad küsida 2 küsimust korraga. Aitäh! Tere, ma olen Karl-Mattias Sepp. Ma tahtsin küsida selle osas, et kuidas neid andmeid kogutakse nende noorte seas, et kui nad töötavad või mitte, sellepärast et noortel praegult on ju päris suhteliselt nagu levinud on see, et nad töötavad ikkagi mustalt, sellepärast et neil on tervisekindlustus on garanteeritud haridussüsteemi poolt ja siis see on, ma ütleks, et päris levinud skeem nii-öelda, et kui praegu minna ka töövestlusele, võib-olla on hea teha nagu sükest põllu-uuringut, et kui minna töövestlusele kuskile teenindussektorisse, siis räägitakse juba esimesel töövestlusel räägitakse ära, kuidas siis seda skeemi rakendada. Ja sellepärast me tekkis küsimus, et kui seal on nii suur see näitaja, aga et kas neid võetakse kuidagi arvesse, kes võib-olla ei ole või kajastu ametlikes registrites? Need esimesed andmed, mis näitasid noorte tööturusest ja töötust tulenevad uuringu andmetest, need on siis tööjõu-uuringu andmed ja seal tegelikult küsitakse inimeste tegelikku osalust. Et kui me vaatame tõesti registriandmetest, kui see ei ole registreeritud see töötus ja see on see sama teema, et registriandmed ja uuringuandmed ei pruugi ühtida just nimelt selle pärast, et need ei ole registreeritud, need töötamised ja ka mitte töötuse perioodid. Aga need on uuringu andmed ja eeldusel, et need on siis esinduslikud, tegelikult nad siis peaksid kajastama ka seda nii-öelda mitteformaalset tööd. Aitäh! Aitäh! Kahjuks praegu rohkem ei ole küsimusteks aega, aga kindlasti on ka Kadri siin pärast olemas, et saab läheneda ja täpsemalt uurida. Aga läheme nüüd tööturu küsimuste juurest vananeva ühiskonna teemade juurde ja professor Luule Sakkeus, palun. Tere ka minu poolt kõigile ja mina tahan esile tuua võib-olla natukene laiemaid ja ootamatuid seoses vananemisega, millele me ehk ei ole tänases päevas nii palju tähelepanu pööranud. Ja esimesena ma tooksin esile vananemise seose sündimusega. Vabandust. Traditsiooniliselt me eeldame, et suurem laste arv pakub vanas eas tuge. Ja väga mitmed Eestis tehtud reformid olid ka sellest retoorikast kaetud ja laetud, et küll lapsed aitavad meid vanas eas. Samal ajal tuleks küsida, et kas sellel mõtteviisil on ikka teaduslikku alust. Ja minu noore kolleegi teadustulemused on näidanud, et kui ta vaatles lastetuid näiteks, siis nendel oli kõige vähem muret vanema ea ees. Samas ilmnes, et perekesksemas Ida-Euroopas, kuid eriti Põhja-Euroopas suurendas suurem laste arv muret vanema ea heaolu üle. Tuleb muidugi ka tõdeda, et marginaalsel paljulapseliste rühmal on samuti vähem muret vanema ea ees. Ja mis veel võib olla oluline tema tulemustest, et kõrgharidus kasvatab vanema ea ees muret laste arvu kasvades, ehk see teadlikkus nagu kasvab. Ja seda on näha ka just nimelt siis meeste ja naiste vahel neid samu trende, kuigi siin on ka märgatavad mõningad erinevused, mis võivad tihtipeale olla seotud ka meie poliitika otsuste tagajatena. Mis siis võib olla selle muutunud suhtumise taga? Et võib-olla me peaksime küsima,
et ehk on selle taga eluea jooksul naiste õlule langev hoolduskoormus, mis seda muret laste arvu kasvades suurendab. Samuti me näeme oma arengutes, et lastel on mitmekesistunud eluteed ja mida rohkem neid on, seda suurem on ilmselt variatsioon, mis siis võib ka seda muret suurendada. Mida me veel näeme, et just nimelt konservatiivsemates ja perekesksemates heaolurežiimides ei olda suudetud arvestada uute arengute ja avardunud valikuvõimalustega ja tihtipeale ollakse takerdunud just mineviku ihalustesse. Veel üks tähelepanek meie uurimustest hakkab ilmnema, et üksi elava vanema naise heaolu on teiste perekonna või õigemini leibkonna seisudega võrreldes suurim. Me üldiselt eeldaksime, et paarina koos elamine võimestab meid vanemas eas ikka rohkem. Kuid me näeme ka seda, et mitmekesi koos elades, mida me tähistame siin pildil teistega koos elamisena, me näeme, et tihtipeale on just need kõige haavatavamad. Ehk siis mitme inimese panus ei anna heaolule vanemas eas juurde ja just naiste puhul. Ning samuti, nagu siin sellel joonisel ka näha, et seda üksiku vanema naise heaolu veavad peamiselt 3 regiooni Euroopas, kus siis Balti riigid, sealhulgas Eesti, Kagu-Euroopa riigid ja saksakeelsed riigid just siis seda poolt esindavad. Samas on meil Euroopas ka teised riigid või teised riikide kooslused, mis ei lähe päris seda nii-öelda Ida-Euroopa, kus on olnud kõrgem hoolduskoormus naistel liini pidi, vaid väga erinevad siis regionaalsed kooslused on siia kaasatud. Üks lõhe, mis Eestis on Euroopa madalaim, on pensionilõhe. Et Kadri siin küll ei rääkinud, aga üldiselt Eestit iseloomustab teatavasti hästi suur sooline palgalõhe ja see on siis endiselt Euroopa üks kõrgemaid. Ja üldiselt siis konservatiivsemates heaolurežiimides on ka suurem pensionilõhe. Ning nendes riikides, kus on rohkemate tasuta hooletöö episoodidega inimesed. Kuid kui me vaatame siis seda pensionilõhet, siis siin jääb Eesti endiselt kõige pärast Sloveeniat küll üheks kõige madalamaks oma lõhe poolest, soolise lõhe poolest. Kuid me ei tohi unustada, et see on nüüd kiiresti kasvav ja meie see eelisareng saab nüüd järgnevatel aastatel siiski tagasilöögi. Kas me suutsime seda õigel ajal peatada, seda võib pärast Lauri meile rääkida. Üks lõhe,
millest ma veel tahaksin rääkida, on vanema- ja digilõhe. Ja mitmed uuringud on näidanud, et digilõhe just vanemas eas viib sotsiaalse isolatsioonini, aga isolatsioon ja sealt edasi kanduv üksildus on väga paljude haiguste kasvulavaks. Seetõttu on just nimelt vanema ja digitaalse kirjaoskuse viimine inimesteni väga oluline. Me peame suutma pakkuda uute tehnoloogiliste arenduste juures just nimelt sellist universaalset disaini ja kaasama neid inimesi, kes nendest arendustest on väljapoole jäänud, sest muidu me jõuame seisu, kus võib-olla just nimelt see järeleaitamatus on viinud meie parem suhteliselt kõrge digitaalse võimekuse taseme väga kiiresti palju madalamale. Ka siin ilmneb, et kõige haavatavamad on need, kes on põhiharidusega ja mida see tähendab, et nad ei kasuta internetti. See tähendab, et nad on väga suurel määral väljas olulisest teabest, mis tänapäeval üha enam ja enam on kolinud just nimelt siis internetti. Ja teisalt, kui me üha rohkem digitaliseerime oma teenuseid, siis jäävad nad tihtipeale just oma vajaduste rahuldamisega hätta, sest need teenused on kolinud kõik internetti ja nendel juurdepääs sinna puudub. Ja siin juba Kadri tõi välja seda hariduse erinevust, et kui üldiselt on tõesti nii, et põhiharidusega inimeste osa meil ju ajas õnneks väheneb, kui me jätkame sama haridustrendi, nagu me senini oleme seda teinud, siis vanemate inimeste puhul on häda selles, et just need, kes on põhiharidusega, on tihti ka haigemad ja nende siis vajadused kõikvõimalike teenuste järel on suuremad ja samamoodi ka siis selle info järel. Kui me seda ei suuda neile pakkuda üha vähem ja vähem, siis on see osa, mis tegelikult tervise tõttu koormab meie kogu majandussüsteemi ilmselt oluliselt kõrgem edaspidi. Kui võtta need teemad nagu kokku, siis ma tahaksin rõhutada, et võib-olla ei ole mõistlik, kui me poliitikate kese suundub ainult marginaalsete rühmade toetamisele. Tihti pöördub see hea eesmärgi vastu. Üks asi, mida me tänasest peaksime rohkem edasisse tulevikku kaasa võtma, on just nimelt see nähtamatu hoolduskoormus. Et see ei ole mitte vanemaealiste mure, mida me täna adume võib-olla kõige rohkem, vaid see võib avalduda hoopiski noorema põlvkonna jaoks negatiivsel moel. Ja üks, kuhu me tahame ju suunduda, on ikkagi üha rohkema heaolu tagamisele siis vananeva rahvastikuga ühiskondades.
ebavõrdsuse tasandamine on üks peamisi teid. Ja tänan. Suur tänu. Meil on aega ka küsimusteks. Ja palun. Tere, tõusen siit püsti ka. Kristjan Veske minu nimi, et mind väga huvitas see viimane väide või et kuidas te lahti mõtestate või kes need on, need marginaalsed grupid, et kelle suunas see poliitiline fookus ei võiks olla, et võib-olla te avate natukene seda ka. Aitäh. No antud ettekandes pidasin ma silmas, et kui me keskendume oma näiteks perepoliitikas peamiselt paljulapselistele, samas kui me ise oleme nagu eesmärgistanud oma rahvastiku kestmajäämise, siis teatavasti paljulapselised on marginaalne rühm tänapäeva arenenud maades. Ja kui me unustame ära selle rühma, kes on nagu siis seal keskmes tegelikult ehk needsamad lastetud ja võib-olla ühelapselised, kes peaksid neid järgnevaid lapsi saama, siis see on kahe teraga mõõk. Nii, kas on veel küsimusi? Kui praegu ei ole, siis suur tänu ja järgmiseks kutsume ettekandeks professor Lauri Lepiku, kes räägib sotsiaalkaitse võimalustest ja võimetustest. Nii. Et ma astun või teen väikse sissejuhatuse ja astun mõne sammu tagasi. Et sissejuhatuseks natukene ebavõrdsuse mõistest ja selle käsitlemisest. Et loomulikult peame me endale tunnistama, et ebavõrdsus on nii ideoloogiliselt, poliitiliselt kui normatiivselt laetud kontsept, mis jätab ühelt poolt ruumi siis erinevatele maailmavaatelistele uskumustele ja tõlgendustele, pakub poliitilistele erakondadele võimalusi valijate mobiliseerimiseks, aga ka lihtsalt arvamusavaldusteks skaalal, et kas see on hea või on see halb. Et küsimused sellest, et kas ebavõrdsust on liiga palju, milline ebavõrdsuse tase on vastuvõetav, kas ja mida tuleks ebavõrdsuse vähendamiseks ette võtta, on sellised ajatud küsimused, mille juurde ühiskond ikka ja jälle tuleb tagasi. Et kas ja kuivõrd on ebavõrdsuse annete, töökuse, motivatsiooni erinevuste loomulik tulem vabas ühiskonnas või kuivõrd on see siis turupõhise tulujaotusega kaasnev struktuurne probleem, mis piirab osade inimeste võimalusi edule ja ohustab sotsiaalset stabiilsust, on siis selle diskussiooni keskmes. Kuid vastused nendele küsimustele õigupoolest annavad ka mingis mõttes ette legitimatsiooni sotsiaalkaitsesüsteemile, et millise ambitsiooniga siis sotsiaalkaitse ebavõrdsust vähendama peaks asuma. Kui ma 91. aastal noore õppejõuna sotsiaaltöö erialal sotsiaalpoliitika kursust hakkasin õpetama, siis üks esimesi õpikuid, mis mulle kätte tollel ajal sattus, oli Kyösti Raunio soomekeelne õpik sosiaalipoliitikan lähtekohti, ja kus Raunio kirjeldas seda, et sotsiaalpoliitikal on nii indiviidikeskseid kui ka ühiskonnakeskseid väärtuspõhjendusi. Ja kui sellised indiviidikesksed vaated on väga levinud ja seal rõhutatakse humaansuskaalutlusi, siis tema järgi sotsiaalpoliitika üks traditsioonilisi ühiskondlikke funktsioone on valitsemisviisi legitiimsuse säilitamine.
Ta kirjutab siis nii, et sotsiaalpoliitika ülesanne on hoida inimesi vähemalt niivõrd rahul, et nad ei saaks valitsemisviisi vastuvõetavust kahtluse alla. Ta ei pea muidugi silmas üksikuid valitsusi, vaid pigem just seda ühiskonna korda ja valitsemise viisi. Ja et ebavõrdsuse vähendamine ja rühmavastuolude tasandamine on siis üks selliseid teid, mille kaudu sotsiaalpoliitika ühiskondlikke võimustruktuure alal hoiab. Ta möönis, et tänapäeval seda tunnistatakse harva, aga see ei tähenda, et see ei oleks enam oluline. Ja me näeme, et tegelikult ühiskonnas mingis mõttes see muutub uuesti aktuaalseks. Ma mäletan, et kui ma värssetele sotsiaaltöö tudengitele seda õpetasin, siis või sellest rääkisin, nad olid tulnud siis eriala õppima selles usus, et nad hakkavad maailma parandama, siis kindlasti selline käsitlus mõjus neile küünilisena ja seda nad ka teada andsid. Aga muidugi on hulk kaasaegseid poliitikadokumente, mis siis seda ebavõrdsuse vähendamise eesmärki küsimuse alla ei sea ja seda otsesõnu kirjeldavad, sealhulgas siis ÜRO ülemaailmse säästva arengu eesmärgid, millest üks, number 10, on siis ebavõrdsuse vähendamine. See konkreetne indikaator, kuidas seda mõõdetakse, on siis kvintiilide suhtekordaja. Ja Eesti siis selle raames ka seda suhtekordajat usinalt arvutab. Me näeme, et siin Euroopa riikide võrdluses viimastel andmetel kõrgem tulukvintiili tulud on umbes 5 korda kõrgemad kui kõige vaesemal viiendikul, aga see on pisut kõrgem Euroopa keskmisest, kuid me siiski oluliselt ei eristu. Vaadates neid arenguid üle aja, siis me näeme, et ebavõrdsus on Eestis viimastel aastatel madalam, kui see oli 20 aastat tagasi. Kuid siin on üks aga. Et me näeme, et just nendel kriisiperioodidel langeb Eestis ebavõrdsus kõige madalamale tasandile. See oli siis ühelt poolt finantskriisi perioodi, siis Covidi perioodi ja nüüd siis selle sõjasündmustega seotud majanduskriisi perioodi. Samas ühiskondlikus sentimendis seda ebavõrdsuse vähenemist oluliselt tunda ei ole. Et pigem liigub ühiskondlik sentiment vastupidises suunas, et me oleme aina rohkem rahulolematud ebavõrdsusega. Ma olen toonud seal ka siis need numbrid, et mis on madalama kvintiili keskmised tulud ja kõrgema kvintiili ja kui need kuuarvestusse, mis inimestel on sageli lihtsamini mõistetavad ümber panna, siis see tuleb madalama kvintiili netotulu 620 eurot, kõrgemal 3150 eurot ja keskmine siis 1640 eurot eelmisel aastal kuus. Ka heaolu arengukava tõstab ebavõrdsuse vähendamise poodiumile. Et see on väga kesksel kohal arengukava üldeesmärgi sõnastuses. Teisalt, kui me vaatame selle eesmärgi hindamiseks seatud arvulisi mõõdikuid, siis võiks öelda, et ega see ambitsioon selles osas liiga kõrge ei ole. Et sisuliselt on siis arengukava taotluseks dekaadi jooksul vähendada suhtelist vaesust 1% võrra 22%-lt 21%-le ja samal ajal mööndakse, et suhtelise vaesuse 5%-punktine sooerisus jääb ilmselt püsima. Kuid võib-olla see madal ambitsioon on ka vähemalt selles osas aus, et kui nüüd heaolu arengukava põhjalikumalt lugeda, siis ega ta ei tõsta päevakorda ühtegi sellise kaliibriga reformi, mis suhtelise vaesuse taset ulatuslikumalt vähendada suudaks. Samas on ilmne, et ega ebavõrdsuse vähendamise eesmärk pole Eestis kindlasti mitte konsensuslikult omaks võetud. Ma toon siin näiteks ühe hiljutise artikli Postimehest, kus siis Peeter Koppel kirjutas ja postuleeris, et ei, ma ei taha võrdsemat ühiskonda. Ja mõistagi pole siin teemaks mitte Peeter Koppel ja tema tahtmine, vaid ta lihtsalt sõnastab ühe levinud paradigma,
ja ma usun, et kui seda poleks teinud tema, siis oleks tõenäoliselt teinud seda keegi teine. Tõsi, ta kirjutab siis nii, et kui ma võrdset ühiskonda ei taha, siis millist ma tahan? Lihtne, vaba ühiskonda, kus pole vaesust ja sellega seotud meeleheidet. Vaesus on see päris probleem, mitte ebavõrdsus. Tegelikult resoneerub selles postulaadis ka paljudele sotsiaalteadlastele tuttav dilemma absoluutne vaesus versus suhteline vaesus ehk ebavõrdsus. Sel teemal on peetud hulk sotsiaalpoliitilist diskussiooni, mida ma julgeks kokku võtta ka umbes nii, et kuna suhteline vaesus on ja jääb oma olemuselt suhteliseks, siis kas õigupoolest sellega ongi mõtet tegeleda. Aga juba üle 80 aasta tagasi kirjeldas Samuel Stauffer niinimetatud suhtelise deprivatsiooni fenomeni, et inimese rahulolu ei sõltu tema objektiivsest olukorrast üheselt, vaid sellest, kuidas ta seda hindab võrreldes olukorraga, mida ta näeb enda ümber. Ja sellega haakub ka Hymanni ja Mertoni referentsgruppide teooria, mis osutab, et inimesed valivad endale referentsrühma, kellega nad enda olukorda võrdlevad. See võib olla nii rühm, kuhu nad kuuluvad, kui ka siis rühm, kuhu nad ei kuulu, aga sooviksid kuuluda. Ja õigupoolest võib see rühm olla ka päris imaginaarne, mille kujunemiseks tänane sotsiaalmeedia pakub palju võimalusi. Nii ei kujunda eluga rahulolu mitte absoluutsest vaesusest vabanemine, vaid see, kui inimesed võrdlevad enda olukorda enda seatud referentsrühmaga, ehk hindavad enda suhtelist olukorda. On tõsi see, et ebavõrdsuse vähendamisel pannakse sageli suuri lootusi sotsiaalpoliitikale, konkreetsemalt sotsiaalkaitsele. Ja ma vaatangi edasi natukene lähemalt, et kuivõrd siis Eesti sotsiaalkaitsesüsteem ebavõrdsust leevendanud on, aga ka miks ebavõrdsuse vähendamine pahatihti ei õnnestu sotsiaalkaitse abil. Tüüpiline viis, kuidas sotsiaalpoliitika analüüsis sotsiaalkaitse tõhusust ebavõrdsuse vähendamisel hinnatakse, on see, et vaadatakse suhtelise vaesuse määra enne ja pärast sotsiaalseid siirdeid. Siin on teatud metodoloogilisi erinevusi, on 2 varianti, kas siis pensionid kaasa arvatud või välja arvatud. Ma olen siin siis valinud selle versiooni, et pensionid ei ole kaasa arvatud. Nüüd, siin me näeme suhtelise vaesuse määra enne sotsiaalseid siirdeid, need on siis need kõrgemad tulbad ja madalamad tulbad on siis suhtelise vaesuse määr pärast sotsiaalseid siirdeid. Nüüd, vaesuse määras enne sotsiaalseid siirdeid peegeldub turupõhise tulujaotuse ebavõrdsus. Ja selle näitaja poolest Eesti on Euroopa riikide seas 2. kohal. Ilma siis siireteta oleks suhtelises vaesuses ligi 30% elanikest ja kui pensionid ka mängu võtta, siis ligi 40% elanikest. Aga nende siniste tulpade puhul tegelikult tasub pöörata tähelepanu ka sellele, et turupõhise tulujaotuse riikidevahelised erinevused on ikkagi väga suured. Ligi 2-kordsed. Ehkki, nagu me teame, siis kõikides Euroopa riikides on toimiv turumajandus, mis õigupoolest on ka ju Euroopa Liitu kuulumise üks eeldusi. Nüüd sotsiaalkaitse abil Eesti suhtelise vaesuse määr langeb 20%-le ja Eesti siis Euroopa Liidu edetabelis 5. kohale, 2. kohalt. Ehk meie sotsiaalkaitsesüsteem vähendab suhtelist vaesust 9% võrra, mis on isegi veidi kõrgem Euroopa keskmisest. Ja sestap ei saaks öelda, et Eesti sotsiaalkaitsesüsteem nagu täielikult ebavõrdsuse vähendamisel läbi kukuks ja ebaõnnestunud oleks. Kuid, et siis siirete eelne ebavõrdsus Eestis on nii kõrge, siis jääb ka siirete järgne suhtelise vaesuse määr ikkagi Euroopa keskmisest 4% võrra kõrgemaks. Siis Euroopa keskmise kuskil 16% ja Eesti puhul 20,2 siin nende viimaste andmete puhul. Nagu siin ka juba, et võikseks arvata, et kõrgemate sotsiaalkaitsekuludega riikide sotsiaalkaitsesüsteem leevendab ebavõrdsust rohkem, et kui me kulutame rohkem, et siis sotsiaalkaitsesüsteem ka ebavõrdsust
rohkem leevendab, kuid päris alati see nii ei ole. Me näeme siin siis neid juhtumeid, et näiteks Iirimaa puhul madalate sotsiaalkaitsekulude juures on rohkem vertikaalset ümberjaotust ehk see suhtelise vaesuse leevendav mõju on suurem. Ja teiselt poolt vaatame siin näiteks Prantsusmaad, kus on kõrged, Euroopa kõrgemad sotsiaalkulud, aga selle juures siiski suhteliselt palju horisontaalset ümberjaotust ehk mitte palju rohkem, kui see ümberjaotav mõju ei ole oluliselt suurem, kui see on Eestil. Ma lähen siit üle. Suhtelise vaesuse puhul on Eesti suhtelise vaesuse sooerisus Eestis on Euroopa kõrgem. Ja tegelikult me näeme seda, et sotsiaalpoliitika meetmed suhtelise vaesuse seda sooerisust enne ja pärast siirdeid oluliselt ei muuda. Ehk et sisuliselt siirded küll vahendavad nii meestel kui naistel suhtelist vaesust, kuid enam-vähem sama palju. Ja siin on muidugi olulised tegurid, sooline palgalõhe, üksikvanemate suur osakaal, aga ka üksi elavate eakate naiste osakaal. Ja me teame, et nende rühmade suhteline vaesus on kõrge. Nüüd asetades siis lootusi sotsiaalkaitsesüsteemi kaudu ebavõrdsust vähendada, tuleks samal ajal nagu kainelt hinnata takistusi, et miks see sageli siiski ei õnnestu. Ja siin on hulk tegureid ja ma arvan, et need tegurid on iseenesest lihtsad ja kergesti hoomatavad, aga me sageli vaatame neist üle või ei arva, et need nii kaalukad oleksid. Esiteks, turupõhise tulujaotuse suhteliselt kiired muutused väikeses avatud majanduses, sealhulgas siis kriiside kontekstis. Sotsiaalkaitsesüsteem ei ole nii dünaamiline, ta ei ole nii kiiresti kohanduv, kui meil majanduses muutused toimuvad. Ja seda inertsust hoiavad alal tegelikult mitmed tegurid, poliitilised tegurid, sealhulgas siis koalitsioonilepped, mis teatud reforme kas näevad ette või ei näe, seadusandlik protsess ja selle aeglus, aga ka see, mida juristid hästi teavad õigustatud ootuse fenomenina, mida majanduses eriti ei ole. Et meil ei ole mingit õigustatud ootust, et bensiinijaamas oleksid hinnad homme samasugused, nagu need on täna. Teine asjaolu on konkureerivad või vastanduvad eesmärgid, sealhulgas siis sotsiaalkaitseprogrammide raames. Meil on osade sotsiaalkaitseskeemide puhul taotluseks palgapõhise asendussissetuleku tagamine. Nii vanemahüvitise puhul, töötushüvitiste puhul, haigushüvitiste puhul, ka pensionis on siis see asendussissetuleku komponent olemas. Meil on eraldi eesmärgiks töötamist stimuleerida. Ja me ei saa või ei taheta töötuhüvitisi tõsta, sest see võiks siis seda ka referentspalka suurendada, mida inimesed tööle minekuks küsivad. Me tahame toetada laste saamist ja laste kasvatamist, töö ja pereelu ühitamist ja need eesmärgid alati ei ühildu siis selle ebavõrdsuse leevendamise eesmärgiga. Meil on soolisi stereotüüpe ja teisi takistusi. Sotsiaalpoliitika meetmed ei ole ka vaid indiviidi ja riigi või omavalitsuse vaheline suhe. Et siin on ka teised osapooled, kes astuvad mängu, tööandjad ja teenusepakkujad, kes reageerivad toetuste ja teenuste muutustele. No ka hoolekandereformi võib tuua näiteks. Riik suurendas sooviga siis vähendada hoolduskoormust, hoolekandeteenuste rahastamist, aga teenusepakkujad tõstavad selle peale hinda. Nii et alati need meetmed ei liigu siis toimetuleku paranemiseks.
Turg reageerib ka sotsiaalkaitsele. Miinimumsissetuleku tagamise abinõud, nagu toimetulekutoetus, vajaduspõhised toetused, mida omavalitsused maksavad, toetuste miinimummäärad, mis on seadustega kehtestatud, need adresseerivad küll absoluutset vaesust ja materiaalset ilmajäetust, kuid ei mõjuta oluliselt suhtelist vaesust, sest need inimesed, kes miinimumsissetulekust sõltuvad, jäävad ikkagi suhtelisest vaesuspiirist allapoole. Ebavõrdsus ja deprivatsioon ei sõltu vaid tulujaotusest ja sotsiaalpoliitilisest siiretest, vaid ka inimeste teadmistest, oskustest, suutlikkusest ressursse ära kasutada, mida erialakirjanduses nimetatakse siis konversiooniteguriteks. Ja ka siis oskus kasutada digivahendeid, sealt infot ammutada või selle kaudu midagi taotleda, võib olla üks sellistest konversiooniteguritest. Õigupoolest neid tegureid on rohkem, aga mu eesmärk siin on lihtsalt illustreerida, et kõik need head kavatsused sageli põrkuvad mingisugustele reaalsuse teguritele. Kui võtta kokku seda juttu, siis Eesti sotsiaalkaitsesüsteem ja selle suured skeemid, pensionisüsteem, ravikindlustussüsteem, peretoetused, töötushüvitised, puuetega inimeste toetused, nad reaalselt leevendavad ja vähendavad ebavõrdsust. Kuid selle leevendava mõju ulatus ei sõltu paraku vaid sotsiaalkaitsesüsteemist endast. Nii et me ei saa mõelda sotsiaalkaitsest kui süsteemist, mis parandab kõik ühiskonna segadused ära. Siin on ikkagi küsimus selles, et kas need segadused peavad nii suured olema ja mida teised süsteemid saavad nende segaduste leevendamiseks teha. Aitäh! Palju tänu. Kas on küsimust? Palun, Erik Terk. Kaarel Haav. Mul on küsimus sotsiaalse ebavõrdsuse mõiste kohta. Teatavasti Marx ja marksistid ja Vene kommunistid seostasid sotsiaalse ebavõrdsuse töö ja omandi suhetega ja tootmise vahendite eraomandus oli siis ekspluateerimise ja sotsiaalse ebavõrdsuse allikaks. Kõik kapitalistid ekspluateerivad kogu aeg kõiki töölisi. Nüüd pärast Eesti vabanemist on mindud teise äärmusse. Ükskõik kui suured õigused selle ettevõtjal või administraatoril pole teisi inimesi kasutada ja ka ebaõiglaselt käituda, seda ebaõiglust ei käsitleta kui sotsiaalset probleemi, seda võimu erinevust ei käsitleta sotsiaalse ebavõrdsusena. Kas teie toetate seda ametlikku seisukohta või tunnistate ka seda, et sotsiaalne ebavõrdsus on ka võimalus kasutada teisi inimesi enda huvides? Jah, no eks nagu te nägite, siis oma ettekandes ma selles mõttes käsitlesin ebavõrdsust üksnes tulujaotuse kontekstis. Et ma siin kui laiema mõisteanalüüsi juurde ei läinud. Kui sotsiaalteadlasena minu positsioon on olnud selle, et ma analüüsin seda, mis ühiskonnas toimub. Et ma püüan enamasti vältida hinnanguid skaalale, et kas see on hea ja see on halb. Ma vaatan seda nagu erinevate mõistete tõlgendamise välja. Nii et selles mõttes ma jään siin vastuses diplomaatiliseks, et jah, kindlasti on erinevaid võimalusi ebavõrdsuse mõiste sisustamiseks ja et kindlasti nõustun ka sellega, et on nii-öelda kaasaegseid ekspluateerimise vorme, mis sellest traditsioonilistest siis erinevad. Mul jookseb silmade ees üks pilt, mida sageli kasutatakse, kui ilmestatakse seda, mis asi on ebavõrdsus või võrdsus, et inglise keeles on ka erinevad sõnad equality ja equity. Et kui meie ees on üks barjäär ja selle taga seisab 3 inimest, pikk, keskmine ja lühike, ütleme, et see barjäär on nii, et see keskmine inimene natuke näeb üle selle barjääre, pikk inimene näeb vabalt, pisikene ei näe üldse.
Et siis kuidas neile neid võrdseid võimalusi siis tagada, et üks võimalus on, et mõni pikem võtab selle väikse oma õlgadele ja siis näevad mõlemad või siis panna kõrgendusi jalgade alla, et üle barjääri näha, aga võib-olla kõige parem lahendus oleks, et keegi võtaks selle barjääri ära ja kõik näeksidki, mis vaateväljal võimalused avanevad. Aga me läheme nüüd edasi paneeli diskussiooniga, või nii võib öelda, aruteluga, nendest ettekannetest välja kasvanud teemadel. Ja me omavahel siis, ma teen ettepaneku, et räägime eesnimedega, kuna me tunneme üksteist väga hästi, et jätame need professorid ja perenimed siin omavahelises suhtluses praegu kõrvale. Ekraanil peaks ilmuma ka üks QR-kood, kust on võimalik minna sellisesse keskkonda nagu Slido ja esitada ka seal küsimusi. Ma püüan sellel silma peal hoida, aga võib-olla jõuame siit ka saalist võtta mõned kommentaarid või küsimused siia paneel arutelusse sisse. Kui me seda paneeli kavandasime ja sellele pealkirja ka koos mõtlesime, siis me püüdsime vältida sõna oht. Just selle mõttega, et see oht tundus liiga tugevalt ja negatiivselt laetud sõna olevat ja mõtlesime, et püüame vähemalt keskenduda ka rohkem nendele, et mis on need võimalikud lahendused ja pealkirjas siis kasutasime hoopis sõna proovikivi. Aga mulle tundub, et siin arutelus me siiski sellest ohust võib-olla ei peaks mööda minema ja seda enam, et 2 nädalat tagasi ilmus Postimehes üks artikkel, millele Lauri ka meie siin oma vahelises juturingis juba varem tähelepanu juhtis, kus siis Euroopa Komisjoni juhtiv asepresident Roxana Minsato kirjutas arvamusloo pealkirjaga "Me ei saa end kaitsta, kui eirame oma ühiskonna seest võrsuvaid rünnakuid". Ja ma tsiteerin siin seda artiklit. Peame olema valmis end kaitsma, kuid mitte ainult rakettide või droonide eest. Sama suurt ohtu meie sisemisele stabiilsusele ja julgeolekule kujutavad endast meie oma ühiskonna seest võrsuvad rünnakud Euroopa väärtuste vastu. See lahing on teistsugune, sest rünnaku all on Euroopa vaim. Ja see viimane lause siit välja toodud tsitaadist. Seda ei võideta mitte massihävitus, vaid massivõimestusrelvadega, milleks on haridus, töökohad ja sotsiaalne sidusus. Et kui ma seda lugesin, siis võiks arvata, et nagu oleks mingi sisuturundusartikliga tegemist üti jaoks, aga ei ole, kuigi Delfist võib leida ka väga palju artikleid, kus saab lugeda nende teemade kohta, millest siin täna ettekannetes lühemalt räägitakse. Nii et haridus, töökohad, sotsiaalne sidusus, kui siis relvad, millega võimestada inimesi, millega võimestada inimgruppe. Aga võib-olla me alustakski siis selle mõttega, et Eestis ju tegelikult polegi põlvkondi, kelle elus ei oleks olnud segaseid ja ärevaid aegasid. Ja neid aegasid võidi tajuta rohkem või vähem ohtlikuna. Kui ma mõtlen oma vanemate põlvkonnale, kes olid siis teise maailmasõja ajal sündinud lapsed ja kuidas nemad kasvasid, et siis oli väga ohtlik oli mõelda ja rääkida, sest sellel võisid olla väga fataalsed tagajärjed, alates siis lihtsalt mahalaskmisest kuni Siberisse saatmiseni, et sealt kasvaski võib-olla välja ka selline hirm, vaikimise, mitterääkimise kultuur. Mina ise mäletan, et meie kooli ajal kartsime tuumasõda. See oli väga reaalne oht. Me harjutasime, mis siis juhtub, kui tuumapomm langeb, kuhu me peame minema, mida tegema. Ja ma nii väga lootsin, et enda lapsed saavad üles kasvada ajastul, kus ei olegi väga palju midagi karta, aga ometigi nüüd jällegi on meil uued ärevad ajad. Et võib-olla noored ei oska neile sellist tähendust anda nagu mõned vanemad põlvkonnad, aga eks seda sellist ärevust õhus on ju piisavalt. Aga kui nüüd teie oma ettekannetes käsitletud teemade peale mõtlete, et milliseid põlvkondi need teie käsitletud teemad üle elukaare kõige enam võiksid puudutada ja kuidas?
No mina võin alustada, et ma püüdsingi nagu esile tuua, et kui me räägime vananevast ühiskonnast, siis me ei räägi ainult vanemaealistest inimestest, vaid see, mida me toimetame ühiskonnas näiteks ka vanemaealiste suunal, mõjutab väga oluliselt just nimelt nooremat põlvkonda. Ja see on tegelikult see, mille me oleme ehk ära unustanud. Ja selle sidususe tagamiseks ühiskonnas on just nimelt seda vaadet vaja. Et vanaks ei saada äkki. Vanaks tuleb kasvada. Aga kuidas meil Eestis selle põlvkondade vahelise sidususega on? No, sellega on nii ja naa, et ilmselt on see vahepealne aeg meid igas mõttes lahutanud. Nii kogukondadena me ei tule kokku ja ka põlvkondadena tihtipeale tahetakse nagu vastandumist. Natukene tundub olevat rohkem jõudmas seda teavet ka siis nende erinevate põlvkondadeni, et meil on tegelikult ühine asi ajada. Et eriti näiteks, kui ma mõtlen, et neid samu korterelamuid, kuhu ei saa ei lapsevankriga ega ratastooliga sisse, siis see puudutab nagu meid kõiki, mitte ainult siis ühte põlvkonda. Ja seda mõtet on nagu tulnud siiski järjest rohkem juurde. Ma ütleksin, et me oleme muutunud sidusamaks, aga ilmselt ikka on siin vajakajäämisi veel palju. Ma tuleks selle põlvkonna vaate juurde tagasi, et ma arvan, et see on hea mõte ja hea tähelepanek just, et õigupoolest ei ole Eestis põlvkonda, kes mingisuguseid segaseid aegu poleks üldse kogenud. Aga need kogemused on ikkagi üsna erinevad, et just nagu sa viitasid oma vanemate või meie vanemate põlvkonnale, et need ohud olid väga reaalsed ja need ei ole mitte ainult ohud, need olid ikkagi suur osa inimesi, kes seda vahetult kogesid. Ma teen sellise väikse rakursi, et Allan Puuriga koos me oleme analüüsinud siis ühe rühma nende pärast sõja üle elanud põlvkonna elulemust, see on siis soomepoiste rühma, ja seal tegelikult üks selline lihtne tõdemus seal välja, mis sellest ka välja koorus omal moel, oli siis see, et oli neid, keda need kannatused murdsid ja olid teised selles samas rühmas, keda need kannatused tegid tugevaks. Et mõlemad stsenaariumid on võimalikud. Öeldakse tihti nii, et mis ei tapa, teeb tugevaks. See on mõnikord nii, aga mõned inimesed teeb see, mis ei tapa, ka vigaseks. Et mõlemad on tõesed, mõlemad stsenaariumid on õiged. Nüüd, kui ma mõtlen enda põlvkonna peale, siis jah, mulle ka meenuvad need tuumasõja hirmud, aga ma ei julgeks öelda, et ma oleks kunagi oma elus tundnud ohtu. Et ma arvan, et see on ikkagi olnud suhteliselt, et siin on olnud küll mingisugused sellised riskid, eks, aga mitte ühtegi nii reaalset ohtu, mida mu vanemad oma elukäigust rääkinud on. Nüüd, tollel ajal oli ju ka selline laul, et meid lapsest saati hoidnud vati sees, ei lastud varvast ära lüüa eal. Et ma arvan, et võib-olla see päris nii klassikalisel moel meie põlvkonnale ei kehtinud, aga et ütleme need lapsed, kes on nüüd siis taasiseseisvumise ajal sündinud, eks, et nendele on nüüd need viimase aja kriisid olnud õigupoolest alles esimesed, millega nad on pidanud kokku puutuma. Ja siis me imestame seda, ja õigupoolest just, et see vanem generatsioon imestab seda, et kuidas neid sellised asjad nagu rivist välja löövad. Aga ütleme, nende elus on see midagi väga reaalset ja ütleme, et senimaani nad ei ole pidanud oma varabeid ära lööma ja nüüd nad peavad siis seda kogemust õppima. Võib-olla siin sama elukaare vaade ka, et need samad kriisid, mis tunduvad ainult ühe põlvkonna kriis, tegelikult nad tulevad
näiteks tööturu vaatest läbi kogu põlvkond, aga need tabavad inimese elus erineval perioodil, nad mõjutavad neid erinevalt. Et seesama tööturukriis või see, millest me praegu räägime noorte jaoks, väljendub ühtemoodi kui teiste jaoks, kes on nagu vanemad põlvkonnad. Need probleemid on sama, aga ma võtan näiteks nooremat põlvkonda, siis seesama tööturu ebakindluse kasv, igal paindlikkus, see on nende probleem selles mõttes nende jaoks palju suurem reaalsus, et palju vanemad põlvkonnad, nemad on oma tööelu elanud hoopis teistsuguses keskkonnas ja teistsugustes tingimustes. Et jah, seesama kriis võib mõjutada nagu erinevaid gruppe täitsa erinevalt, aga samas need probleemid, millega nad silmitsi seisavad ja need ressursid, mis on ka erinevad. Et kuidas me saame nagu neid oma kogemusi, võimalusi siis ära kasutada, sest kes tõepoolest ühe jaoks tundub väga väike probleem, eks ole, et me ei saa aru, mis see probleem on, aga teiste jaoks on täiesti eksistentsiaalne probleem ja see on midagi, mida me ei saa ignoreerida. Et see valikute puudus ja valikute rohkus võivad mõlemad töötada sedapidi, et inimese jaoks on nad ikkagi sellist stressi tekitavad olukorrad. Aga ettekannetest Kadril võib-olla kõige rohkem, Luulel ka ja Lauril võib-olla vähem käis läbi see hariduse olulisus ja et see on selline läbiv teema, et hariduslik ebavõrdsus ja kui palju see nagu tähendab inimeste võimaluste ja võimalike teevalikute avanemise jaoks, et mida see hariduse olulisus Eesti kui väikeriigi kohta õieti siis räägib? No ma igavist haridust on alati öeldud, et eestlased on niisugune haridust väga hindav rahvas ja ma arvan, seda peetakse väga oluliseks, seda on ka näha, et tegelikult inimesed nagu hindavad haridust ja ka tööturg hindab, aga samas me räägime järjest rohkem hariduslikust ebavõrdsusest, ka juurdepääs haridusele hakkab muutuma keerulisemaks, eriti kui me räägime näiteks kõrgharidusega, aga me räägime tegelikult juba ka madalamal tasemel hariduslikust ebavõrdsuse kasvust. Et meil on küll ühtsuskool, mis ideoloogilises mõttes peaks toetama kõiki, võrdsustama, meil on väga suurepärased PISA testi tulemust, aga seal taga me näeme tegelikult järjest kasvavat ebavõrdsust ja kuidas päritolu hakkab mõjutama ja see, kui me räägime tööturu ebavõrdsusest, me räägime enne seda hariduse ebavõrdsusest, enne seda me räägime sotsiaalsest ebavõrdsusest, et need on ebavõrdsused, mis tegelikult kumuleeruvad üle elukaare, et kui sul on raske ühes etapis, siis on kahjuks ka järgmises etapis, mida me näeme. Jah, aga see veel kord siiski näitab seda, kuivõrd oluline väikeriigi jaoks just eriti on haridus. Ja selles mõttes, et meil on teatavasti haridussüsteemi ees pidevad probleemid rahastamisega. Ja kui me otsime jälle neid lahendusi valest otsast, siis võib see osutuda väga saatuslikuks just nimelt väikeriigi tulevikule. Et seda me peaksime aduma, et hariduse olulisus jääb meile alati, sest see on ka üks väheseid pagaseid, millega me saame minna maailma. No ma ütleks kommentaariks nii, et ei ole kahtlust, et haridus annab hulga eeliseid ja nii-öelda summa summarum me paljudest näitajatest näeme, et mis see hariduse nii-öelda toimetuleku eelis on, tervise eelis, tööturu eelis. Tööturu eelis on. Aga ütleme, et teiselt poolt, et kui mõtleme just seda nagu ühiskonna sidusust, siis ega need konfliktid, mis nagu ühiskonnas päevakorda tõstetakse, need on kõik haritud inimeste poolt päevakorda tõstetud konfliktid. Et see diskussioon, ühiskondlik diskussioon ja ühiskondlik sentiment on ikkagi kõrgema haridusega inimeste mänguväli mingis mõttes. Et me näeme nüüd ka neid alternatiivseid kanaleid, kuidas see ühiskonna sidusus lõheneb muude kanalite kaudu, aga just, et ega iseenesest haridustase veel ei elimineeri ära ebavõrdsust ühiskonnas ja ei taga ühiskonna sidusust. See on see paradoks. Et aga loomulikult, et haridus on oluline ressurss, mis toimetulekut tagab.
Et siit käisid läbi ka mitu korda sõna kriis, et kui me nüüd võtame selle vaate, et kriis ei pea ilmtingimata tähendama midagi halba, ehkki ta on proovikivi ja paneb inimeste sellise vastupanuvõime ja toimetulekuvõime proovile, et samas võib ta olla positiivse mõjuga ühiskonna arengule tervikuna. Innovatsioon sünnib läbi kriiside, majanduse ümberstruktureerimine võib sündida läbi kriiside. Aga kui küsida siis, et millist hinda me peaksime olema valmis ühiskonnana nõus maksma nende kriiside eest, et kes võidavad, kes kaotavad? No ma arvan, alustas ongi seesama teadvustamine, et me teeme mingid valikud, sest neil on tegelikult tagajärjed, et kui kriisiolukorras me püüame lahendada ühte probleemi, me võime tegelikult tekitada juurde teise probleemi, mis on pikaajaline. Ja see on just seesama pikk vaade, et tõesti, ütleme, mõnikord me tegeleme hästi mingi väikse grupi huvidega, aga tegelikult unustame ära, et ega ka need põhigrupid ei pruugi alati kriisiolukorras toime tulla, et see tugema ja erinevatel tasanditel. Et haavatavus ei tähenda alati seda mingile kindlale tingimusele vastamist, sest teatud olukordades võime me kõik olla haavatavad. Absoluutselt. Me inimesena olemegi kõik haavatavad, sest me sõltume üksteisest, me vajame üksteist, meil on vaja seda sidusust, et hakkama saada ja toime tulla. Et ma arvan, et kriisid on mõnes mõttes vältimatud, nad on osa, aga küsimus sellest, kuidas me oskame midagi toime tulla ühiskonnana, kuidas reageerida ja samamoodi siis tõesti jääda selles ka ja terveks ja ellu pärast seda. Ja et ilmselt üks, mida nagu selle kriisidega toimetuleku tagamiseks on tõesti vaja, on kasvatada seda sidususe mõõdet ühiskonnas, sest mida rohkem me oleme võimelised olema sidusamad ja mõtlema teiste vajadustele, seda kergem on nende kriiside hetkel hakkama saada. Jah, ma olen selle kindlasti nõus, et millest me ei ole veel rääkinud, aga ma usun, et edaspidi siin tuleb jutuks selle konverentsi raames, on see, et eks heterogeenses ühiskonnas on seda sidusust raskem saavutada ja ka on näidatud, et nii kultuuriliselt, keeleliselt, muude kriteeriumide järgi heterogeensetes ühiskondades kipub olema ebavõrdsust rohkem ja seda on raskem tasandada või kõrvaldada. Et see ühiskonna heterogeensus ja see kipub kasvama. Me näeme ju seda, et selle uuel ajal meil tekib neid selliseid väikseid rühmasid, identiteedirühmasid, kes see ei tähenda nagu ühiskondliku solidaarsuse täielikku kadumist, vaid solidaarsus nagu taandub mingisugustesse väiksematesse mikrokosmostesse. Ja need väiksemad rühmad võivad omakeskis olla solidaarsed, aga nad ei ole solidaarsed teiste rühmadega, keda me ühiskonnas näeme. Et neid laiasid narratiive, mis siis nagu kogu ühiskonda koos hoiaksid, on aina vähem. Ja et see on nagu kriiside olukorras kahtlematult probleem, et see on see, mis siis nagu murendab seda solidaarsust, et me nende teiste rühmadega, kellega me ei samasta ennast, et nendega ei kipu solidaarsed olema. Aga just, et selles globaalsete kriiside perioodil, kus sul on nagu hulk välisohte, millega üks väike riik peab nagu toime tulema. See on nagu see ahvatlus või saak nendele, kes seda sidusust väljastpoolt tahavad murendada. Et just mängidagi nendele rühma vastuoludele, ühiskonnasisestele konfliktidele. Et alati on lihtsam siis alistada, murda seda ühiskonda, mis on nagu killustunud ja fragmenteerunud. Ja üks võimalik konflikt on ka põlvkondade vaheline konflikt ja need väärtused, mida erinevad põlvkonnad ka kannavad. Vaadates kella ja vaadates Slidos saabunud küsimusi, mõtlesin, et võib-olla neid on siin tulnud rõõmustavalt palju. Kahjuks me ei jõua neid kõiki siin läbi vaadata, aga ma võib-olla siit mõned siis võtan aruteluks ja see põlvkondade
sidusus on üks, mida siin on küsitud, et mida siis konkreetselt võiks teha ja kes peaks tegema, et ühiskonnas erinevaid põlvkondi rohkem omavahel siduda. Et ise ma olen vaimse tervise heaolu valdkonnas olnud tegev ja kogukonna kohaliku omavalitsuse tasandil oleme neid asju palju arutanud, et üks mõte näiteks, mis on läbi käinud, on, et meil ei peaks olema kogukonnas eakate päevakeskus, noortekeskus, siis on kool, mis paneb õhtul uksed lukku, et kuidagi juba selle füüsilise keskkonna loomisega võiks anda sõnumi, et meil ei ole sellised erinevad tegelustoad või lahtrikesed erinevate põlvkondade jaoks ja et ka selline vabatahtlik töö, mis saab mingit kogukonna tasandil ühistegevustes, kuhu saavad panustada nii piltlikult lapsed kui vanemad vanaisad, et neid momente otsides kindlasti võiks sellist sidusust kogukonnas tekitada, aga ma ei tea, kas on äkki teil ka mõned mõtted? Ja mul tuleb sellega seoses just meelde see, kuidas me õpetame arhitektuuri üliõpilasi. Ja nendel on tihtipeale vaja teha mingisuguse linnaosa, mingi asukoha planeering, kus me õpetame siis neid vaatama rahvastikuga seonduvat. Ja miskipärast on see vaade tihtipeale just ühe põlvkonna nägu. Ja siis see peamine meie soovitus on alati, et pange nagu kõik koos sinna ühte ruumi elama. Et ei saa olla maju ja piirkondi ja rajoone, kus on ainult, üheülbalised majad, sellepärast, et siis inimesed ei hakkagi omavahel suhtlema ja seda põlvkondlikku sidusust tekib üha vähem. Samas on igal põlvkonnal seda teist põlvkonda vaja. Ja kui nad koos nagu teist ei näe, siis ei teki ka seda ühisosa ja see just nimelt siis tulevikuvaade, et kas ma oskan näha, et ma ka vananen, et see võib teatud juhtudel täiesti ära kaduda. Ega see on raske midagi lisada, sest et tõepoolest, et ma arvan, on see sama, et me teadvustame üksteise olemasolu ja just samamoodi, et me ei erista neid gruppe, vaid me tegelikult näeme nende ühisosa ja nende tugevusi ka, et ükstaspuha millises töökeskkonnas igal pool, et vanemealistel on ühed oskused, nooremad, teise oskused, need kõik on tegelikult vajalikud, aga me peame oskama neid rakendada, me peame oskama neid kasutada targalt, see käib siis ka tööandjate inimesed endad, et seesama pidev õppimine ja koos tegutsemine, ühised eesmärgid on need, mis meid seovad. Ja ma arvan, et see, kui me eristame, lahterdame neid inimesi, siis seda sidusust muutub järjest vähemaks. Ma ütleks nii, et eks mingi annus põlvkondliku konflikti on nagu elus sisse kirjutatud, et iga järgmine põlvkond tahab eelmisest erineda ja mingis osas ka vastanduda sellele ja ka see elukogemus ja see keskkond, kasvamise keskkond on erinev, nii et need on need tegurid, mis neid konflikte tekitavad nii perekonna tasandil kui ka siis ühiskonna tasandil ja just, et eks ka seda isiklikku perekondlikku kogemust on ju inimestel erinevaid, et osadel on nagu need perekondlikud, põlvkondlikud suhted sugukondade raames nagu väga head. Ma tean ise mitut sellist suurt sugukonda, mis nagu toimivad ja teiselt poolt sa näed siis seda ka, et need suhted fragmenteeruvad seal perekonna tasandil. Et ja mingis mõttes siis need ka kanduvad edasi kuskile laiematesse sfääridesse. Et kindlasti siin need väljakutsed nagu on reaalsed, mis sellest
ühelt poolt väiksematest perekondadest ja teiselt poolt siis nendest peresuhete lagunemisest ka johtuvad. Aga mõnikord see juhtubki nii, et kui suhted on perekonna raames sassi läinud, siis sa leiad need põlvkondade vahelised suhted kuskil teises kontekstis, näiteks oma külakogukonnas või kuskil mujal. Et see tingimata, see negatiivne ülekandumine ei pea selliselt toimima. Lõpetuseks võtaksid veel ühe mõtte Slidost, et läheks sellele jälle sellise struktuuritasandile tagasi, et me peame tegema valikuid, et kui valida on julgeoleku ja sotsiaalkaitse vahel, et kumba peaks väikeriik prioritiseerima olukorras, kus mõlemat 5% SKP-st pole võimalik tõsta. Aga võib-olla lõpuringiks siis igaühelt veel selline mõte, et mingi ebavõrdsuse aspekt või väljendumine Eestis, mis on kõige ajakriitilisem, millega peaks esmajärjekorras tegelema? No see võttis meil sõnatuks nüüd see ajakriitilisus, et me oleme kõik ilmselt sellised natuke pikema vaatega, et me nüüd ei ole need kriisireageerijad, et tahaks pikemalt arutleda. Ja sest, et siin ei ole kindlasti mustvalge, et vastust niikuinii, et need ongi ju rasked valikud ja mille taga ongi sellised, me väga soovime, et kuulataks teadlaste teadmist, mida nad on selle kohta suutnud uurida, et on meil targad poliitikud, kes peavad siis lõpuks need poliitilised valikud tegema ja et on targad inimesed, kes seda siis oma igapäevaelus rakendavad ja aktsepteerivad ja pilli lõhki ajamata. No ma ütleks ainult seda nüüd siis, et kindlasti on ju võimalus see, et need välised ohud ühendavad. Eks, et see on klassikaline solidaarsuse üks vorme, et kui sul on ühine väline vastane, et kellega sa siis, kelle vastu sa konsolideerud. Aga mida me peame vältima, ongi siis see, et need erinevused ei läheks üle selle kriitilise piiri, kus nad hakkavad siis nagu sisemiselt ühiskonda lõhkuma. Et selles mõttes on nagu ikkagi nii kaitsekulutuste kõrval ka sotsiaalkulud olulised, aga et ka sotsiaalkulude raames on siis mõned rasked valikud, mis võib-olla tuleb teha, et mida prioritiseerida ja mida võib-olla mitte. Ja võib-olla see mõte ka, et mõnikord, kui me selle sotsiaalsed eriti kriisi tuvastame, siis tegelikult on juba nagu hilja, tegelikult me oleme maha maganud mingi olulise protsessi varasemalt, et me oleme selle kriisini jõudnud, et me peame ikkagi hoidma seda pikka vaadet ka, et võib-olla me praegu ei räägi veel hariduslikust kriisist, aga tegelikult me näeme, see tasapisi tuleb, see ebavõrdsus, eks me vaatame, mis koolisüsteemis, õpetajaskond, et kuidas inimesed põlevad läbi, et see tegelikult ühel hetkel jõuab kriisini, aga siis on tegelikult väga raske juba reageerida, et me peame hoidma ka nagu silma lahti just nimelt, et me teeme praegu täna mingid otsust, me võib-olla reageerime kriisile, aga me ei saa unustada seda, et tegelikult kuskil üks teine kriis on ka pudisemas ja need on rasked valikud. Inglise keeles on ka need sõnad react ja respond, et react on see, kui ta on juba käes ja respond on, me näeme, et ta tuleb, me juba võtame midagi ette. Ja mina ka rõhutaksin tegelikult selle hariduse pikka vaadet, et meile võivad tunduda teatud valikud poliitikate tegemisel hetkel väga olulised, aga kui me ei näe seda pikka vaadet, sest kui ma mõtlen, mis me siin just rääkisime oma paneelis, siis tegelikult igas osas kostus seda, et aga kui meil oleks neid teadmisi rohkem, ka sellest, kuidas, eks ole, sidusamalt käituda üksteisega, kuidas hoolida. Ja selleks kõigeks on vaja teatud haridust, lisaharidust, huviharidust, erinevaid haridusi. Ja kui me seda ei suuda tagada, siis on meil raskem. Mida rohkem me seda suudame tagada, seda kergem on meil ka seista nende samade
olgu sisemiste või väliste rünnakute vastu, sest meie teadmiste tase on lihtsalt sellel tasemel, mis võimaldab seda. Aitäh, ma arvan, et nende Luule poolt välja öeldud mõtetega on väga sobilik see hommikune paneel lõpetada. Väga tänan kõiki kuulamast, tänan kaasa mõtlemast, kui te soovite veel oma küsimustele vastust, mida me ei jõudnud käsitleda, lähenege nendele inimestele, kellega võiks olla huvitav seda arutada, aga nüüd ootab meid lõunapaus ja lõunasöök.